Kas oled kunagi näinud taevast tulerõngast? Kujuta ette taevast vaatemängu, mis on nii paeluv, et tundub otse unistusest. See kõlab nagu muinasjutt, eks? Maagiline hetk, kus taevas muutub kosmiliseks lavaks. Aga see pole maagia, see on teadus. Põnev teadus, mis näitab meile meie universumi imesid. Mõnikord otsustab kuu päikesele väikese vembu teha, luues taevasse uskumatu vaatemängu, mida nimetatakse rõngakujuliseks päikesevarjutuseks. See on haruldane ja erakordne nähtus. Selle erilise sündmuse ajal joondub kuu täpselt maa ja päikese vahele. See taevane tants on täiuslik näide meie päikesesüsteemi harmooniast. Aga asi on selles, kuu on maast veidi liiga kaugel, et päikest täielikult katta. See kaugus loob paeluva illusiooni. Selle asemel, et täielikult kaduda, piilub päike kuu tagant välja, luues särava, tulise rõnga. See tulerõngas on hingematev vaatepilt, justkui kannaks päike pimestavat valgusest krooni. Krooni, mis valgustab taevast ja hämmastab kõiki, kes seda näevad. Nii et kes ei tahaks seda näha? Hetk, kus teadus ja looduse ilu kohtuvad, et luua unustamatu vaatemäng. Valmista oma spetsiaalsed prillid ette ja ära jää ilma sellest erakordsest nähtusest. Kujuta ette, et sul on suur, särav küpsis. See on meie päike. Päike on massiivne täht meie päikesesüsteemi keskel, mis annab valgust ja soojust kõigile planeetidele selle ümber. Ilma selleta poleks elu maal võimalik. See on nii suur, et sinna mahuks 1 000 000 maad. Nüüd võta väiksem küpsis, see on kuu. Kuu on maa looduslik kaaslane ja see on päikesest palju väiksem. Tal ei ole oma valgust, kuid see peegeldab päikese valgust, mis teeb selle meie öötaevas nähtavaks. Kuu mõjutab ka meie ookeanide loodet ja hammusta suurtest küpsistest keskelt tükk. Mida sa näed? Küpsise rõngast, eks? See on hea analoogia, et mõista, mis toimub rõngakujulise päikesevarjutuse ajal. Selle varjutuse ajal liigub kuu päikese ette, kuid see on maast liiga kaugel, et seda täielikult katta. See on umbes see, mis juhtub tulerõnga varjutuse ajal. See nähtus loob kuu ümber valgusringi, mida nimetatakse tulerõngaks. See on ilus ja haruldane vaatemäng, mida paljud inimesed innukalt ootavad. Kuu hammustab päikesest tüki, jättes äärtele särava päikesevalguse rõnga. See rõngas on väga ere ja seda saab näha teatud maaosadest, kus varjutus on nähtav. Rõngakujulised päikesevarjutused ei juhtu sageli, mis teeb need veelgi erilisemaks. Kuid ole ettevaatlik, ära kunagi vaata otse päikesesse, isegi varjutuse ajal. Otse päikesesse vaatamine võib silmadele tõsist kahju tekitada, isegi kui osa selle valgusest on kuu poolt blokeeritud. See on ikkagi liiga ere ja võib silmi kahjustada. Päikese ultraviolettkiired on väga võimsad ja võivad kahjustada võrkkesta silmaosa, mis võimaldab meil näha. Kasuta alati spetsiaalseid varjutuse prille, et kaitsta oma nägemist ja nautida etendust ohutult. Need prillid on loodud blokeerima päikese kahjulikke kiiri, võimaldades sul varjutust ohutult vaadata. Veendu, et ostad need usaldusväärstest allikatest, et tagada nende tõhusus. Ammu aega tagasi kartsid inimesed päikesevarjutusi. Nad arvasid, et see on halva õnnemärk või et hiiglaslik koletis sööb päikest. Kas sa kujutad seda ette? Täna teame, et varjutused on lihtsalt üsna muljetavaldav looduse trikk. Aga see pole veel kõik. Päikesevarjutused on inimesi läbi ajaloo alati paelunud. Need on inspireerinud müüte, legende ja isegi kunstiteoseid. Vana-egiptlased uskusid, et Jumal Ra võitles varjutuse ajal hiiglasliku maoga. Hiinas arvati, et draakon neelab päikest. Need lood näitavad, kui palju varjutused on inimeste kujutlusvõimet köitnud. Täna on meil varjutustest teaduslik arusaam. Me teame, et need tekivad siis, kui kuu liigub maa ja päikese vahele, blokeerides päikese valguse. See on loodusnähtus, mida saab suure täpsusega ennustada. Ja muljetavaldavast rääkides, kas teadsite, et loomad käituvad päikesevarjutuse ajal kummaliselt? Linnud võivad laulmise lõpetada ja ritsikad võivad hakata siristama, sest nad arvavad, et on öö. Ööloomad võivad oma peidupaikadest välja tulla, arvates, et öö on saabunud. Linnud võivad laulmise lõpetada ja ritsikad võivad hakata siristama, sest nad arvavad, et on öö. Ööloomad võivad oma peidupaikadest välja tulla, arvates, et öö on saabunud. Päikesevarjutused on tõeliselt paeluvad sündmused, mis näitavad, kui omavahel seotud meie maailm on. Need tuletavad meile meelde, et isegi loodusnähtused võivad avaldada sügavat mõju elule maal. Universum on täis uskumatuid imesid ja tulerõnga varjutus on vaid üks neist.
kui sul avaneb võimalus seda näha, loomulikult õige silmakaitsega, ära jäta seda kasutamata. See on tõeliselt unustamatu kogemus, mis tuletab meile meelde uskumatut tantsu päikese, kuu ja meie planeedi maa vahel. Jätka avastamist, jätka küsimuste esitamist ja ära kunagi lõpeta tähtede poole vaatamist.